Tšau! Tere tulemast uute nädala vlogi ja võtan siin nädalaga kaasa. Täna on siis esmaspäev ja ma praegu siis lähen hambaarsti juurde, et ma tulin nendele sirgendavatele kappedele järgi ja siis vaatame, palju kokku läheb. Kapped on suus. Ma pean nendega õppima rääkima natukene. Aga siis kapped ise ja nende jaoks nagu proovide võtmine läks siis 900 eurot. Ma ei saa eest tähte öelda. Õues tegelikult ei ole isegi nii soe veel, et plätudega vist käia, aga pole hullu. Ma tulin nüüd kohvikusse tööd tegema ja vastan meilidele ja mul on siis nädala pärast 2-nädalane puhkus, et elovaba, sotsiaalmeediavaba mind ei saa kätte. Nii et ma pean siis kõik asjad selleks valmis tegema, et ma saaks endale seda lubada. Hvis man har spesielle oppskrifter som det da, som en pavlova som må på måte. Teate, ma tegin linnas arvutis tööd nagu mingi kella 4-ni. Ma kimasin koju ja mulle tuli lihi. 10 kilo maherooma või saakliha. Mul olid online kliendi kõned ja nüüd ma olen siis Katriini Business Boosti mentorluse kõnes ja samal ajal kõnnin. Ja ma lihtsalt ei ole nii ammu vlogid näinud, et ma nagu täiesti unustasin filmida. Nii, teate, ma armastan nii väga ChatGPT-d, et ma tegin uue chati lahti ja ma teen täieliku eneseanalüüsi. Et nagu perfektne naine minu jaoks, et nagu milline ta on. Ja ma lasin chatil küsida enda käest ja analüüsida tervet seda teksti ja siis iga lõigu kohta nagu esitada mulle küsimus. Ma annan sellele vastuse ja siis kõikide nende küsimuste lõpus me teeme nagu täieliku analüüsi, et mida ma enda elus peaksin muutma, et ma siis saaksin olla nagu see unistuste naine nii-öelda. Nii põnev. Chat nüüd, see on siis üks analüüsi küsimus, et kui mees tahab sulle tõeliselt anda, olgu see läbi toetuse, rahalise panuse, praktilise abi või lihtsalt hoidmise, kas sa suudad päriselt vastu võtta, ilma et tekiks tunne, et sa võlgad midagi tagasi või kaotad oma sõltumatuse? Nii põnevad küsimused ja ongi ma annan endale vastuse ja ma saan nii hea analüüsi. Põnev tegi mulle sellise ägeda kokkuvõtte ja siis ma saangi siin ennast analüüsida ja vaadata nagu. Tere hommikust, vaatame, mis see kaaluke teeb. Jõhker ikka. Looking good. Jalad on ka veits kuivamaks läinud. Käisin paki järgi Rokas. Ma tellisin endale USA-st toidulisandeid, mul on seal subscription ühe firmaga ja ma lihtsalt mõtlesin, kuidas see võimalik on, et neil nagu nii kaua läheb. Ja eile, kui ma läksin jalutama, siis ma vaatasin, et mu postkast on seal nagu ääreni täis, et ma siis avan selle, et ma vaatan seda mingi 1 korra kuus võib-olla. Ja mul oli sinna kiri tulnud, et mul on paks saabunud ja täna on siis viimane päev, kui nad seda hoiustavad. Nii et vedas, et ma vaatasin. Takka tule siia, vaata. Ta on nii nonno. Ma tulin vanemate juurde, kuna mul on vaja ühte suuremat kohvrit siis järgmiseks 8 nädalaks. Väga põnev. Vaadake, kui mõnus. Mu vanematel on maailma parim aed lihtsalt. See läheb sealt alla ja seal on oja. Amazing! Töö käib. Minu kaunis lõuna. Teeme koos unboxingut siis, mis toidulisandid ma sain. Ma teen nende toidulisanditega 2 korda aastas kuuri läbi. Grass-fed beef liver ehk siis külmkuivatatud siis maksakapslid. Ja minu lemmik ever on core colostrum, mahe rohumaveise ternespiim. Ehk siis esimene piim, mis tuleb lehmadel, kui on nagu beebi sündinud ja see on kõige toitaine rikkam toit maailmas, öeldakse. Reaalselt, kui ma seda võtan, ma tunnen ennast nagu superhuman ja ma ei ole mitte kunagi haige. Ja ma ei ole niisama ka haige, aga siis on nagu ekstra, ma tunnen, et nagu wow, I have power. Vaadake, kui palju jopesid mul on. Is this normal? Ja siin on ka veel 2. Mul tuli isu kodu koristada, nii ma teen kõik korda enne kliendi kõne ja siis ma lähen tantsutrenni.
ja mul tegelikult olid roosid ka seekord laua peal, aga nende aeg oli minna. Mul oli üks kliendikõne, siis ma mängisin Duolingot, kodul läigib, ma sain täiesti puhtaks selle ja ma teen väikse jalutustiiru ja siis ma lähen otse tantsutrenni ja kohe selle otsa tuleb venitustrenn ka, nii et 2 tükki järjest. Nii, nüüd ma lähen linna ja ma saan Gretega kokku. See on nii haige, ma alati arvan, et ma jätsin sirgendaja sisse, aga ma ei jäta mitte kunagi seda sisse tegelikult. Ja ma lihtsalt sõitsin koju tagasi, et seda kontrollida, aga nagu tegelikult ma tean, et ma ei jätnud seda sisse. Aga see on lihtsalt nagu mentaalselt on vaja näha. Nii, ma oleme Gretega siin Levieris. Teeme väikse kohvi. Jõudsin just koju, ma käisin veel toidupoes ja me istusime Gretega 3 tundi ja ma olen lihtsalt nagu nii mind blown. Grete siis tuli minu Indara liikmeks ja me oleme nagu suhelnud, otsustasime kokku saada ja ta on nagu nii inspireeriv inimene, et see on nagu insane lihtsalt, see on nagu nii insane ja nii lahe on selliste inimestega chillida, see annab mulle nagu nii palju energiat. Mina jälle siin, muidugi ma ei filminud mitte midagi täna, ma käisin trennis ja teate kui naljakas? Ma mõtlesin, et mul on kõik tööasjad tehtud ilusti enne kui ma lähen ära 8 nädalaks. Rahulikult chillin, teen oma asju. Järsku 3 inimest täna soovib mul toitumiskava osta. Nagu toitumis- ja treeningkava ja tavaliselt toitumiskavaga mul läheb aega 7 päeva. Aga nüüd mul on aega ainult 2 päeva teha siis need toitumiskavad valmis. Proovime. Tulin trennidest tagasi ja of course ma unustasin oma kohvi siia esikusse. Siit tuleb mu teine hommikusöök, esimene oli 2 keedumuna. Ma lähen raamatu kokku tööd tegema. TalTechi raamatukogus on mitte ühtegi vaba kohta, nii et ma tulin akadeemia kohvikusse. Käisin notaris, sest meil toimub maa erastamine korteritel, et mu korter oli siis varasemalt nagu riigi maa peal, aga siis meil tuli nagu pakkumine ja siis me korteriühistuga nagu ostsime selle maa ära riigi käest, nii et selle dokumendi allkirjastamine oli. Tere! Ja Tako tuleb nüüd minuga kaasa ja ta on minuga nüüd 3 päeva. Ma olen kutsaemme, on ju? Business Boost kõne käib. Ma üritan magama minna, aga ma tean, et see vend lihtsalt käib terve õhtu ringi ja leiab sobivat asendit ja on häbi natukene. Tere hommikust ja ongi reedene päev. Teate, minul on täielik beauty päev täna. Minu päevakalender näeb välja siis selline. Küüned, pediküür, ripsmed, vahatamine, hambaarst ja juhturis käisin ka eelmine nädal, nii et korralik, kõik asjad saab tehtud. Kuna väljakutsegrupis nii palju jagatakse Ninja Creami pilte ja retsepte, siis ma tegin eile väikse impulsostu ja ma ostsin eile õhtul endale ka Ninja Creami, nii et ma pean sellele täna järgi minema. Tako tuleb minuga igale poole kaasa täna. Ripsmed on peal. Ja kohvi ja nüüd on küüned. Avastasin, et ma ei ole 11 tundi söönud. Ma ostsin 1 paki sinki. No ei ole kõige parem valik, aga vähemalt midagi. Nüüd ma lähen hambaarsti juurde uusi kapesid saama. Kui söök on söödud, siis peab kapetaga suu panema. Jätsin 2 korda veepudeli lahti täna. Mul läks terve see kotis lahti täna. Nüüd me läheme jäätise masinale järgi. Mul läks eile suur veepudel käekotis lahti niimoodi, et mu kott ujus ja ma pidin seda välja kallama sealt.
ja ma panin Dysoni selle kuivatama niimoodi. Ma saadan väljakutse lõpetuse emailid, et on võimalus võita 100-eurine kinkekaart. Ja homsega on siis väljakutse ametlikult läbi. Ja crazy, nii kiiresti läks ja nii head tulemustajad on inimestel olnud, et see on täiesti insane. Nii mul on vaja arvutis suht palju tööd teha, aga ma ei kavatse takot kaasa võtta kohvikusse, kuna see oleks suht hustle. Nii ma jätan ta koju, ma lähen ise linna tööd tegema ja siis olen natuke produktiivsem. Nii et see on mu outfit. Feeling very stylish. Ma lõpetasin töö päris ruttu ära, ma käisin Nauticas ja nüüd ma tulin autosse ja mul on vaja, et nagu ema helistaks ühele numbrile, et mul see siis värav avaneks, millest ma välja saan, sest tema telefoninumber on sinna registreeritud. Ja ta ei võta vastu, ma olen talle helistanud 5 korda, nüüd ma lihtsalt istun ja ootan siin, kuniks ta vastu võtab ja ma saan koju minna. Nii me proovime jalutada selle tegelasega. Ta üritab kogu aeg kodu poole joosta. Halloo! Täiesti selle koeraga. Ja ma tulin koju. Ma olin kõik uksed kinni pannud, et nagu ei pissiks vaiba peale. See on tema kättemaks tavaliselt, kui ta üksinda koju jätta. Ja mul oli väike pragu jäänud ukse vahele ja ta oli vannitoa vaiba peale pissinud. Nii, ma pakin nüüd asju järgmiseks 2 nädalaks. Tulin Controventosse dinnerile. Oh my god, mul nagu tulevad pisarad silma sellepärast, et mul sai see väljakutse täna läbi, on juba aasta väljakutse ja ma loen neid tagasisidesid ja see on nagu, my god, need on lihtsalt nii head ja mul on nagu nii hea tunne, et see on lihtsalt parim tunne nagu aidata teisi inimesi ja nagu näha tulemusi ja inimesed on nagu avatud minu õpetustele ja ajalisele paastumisele, getotoitumisele, et see on nagu, see on nii amazing. Aga ma lõpetan selle vlogikese siin.